Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on 6 minutit 1 läbi ning eetris on värske Krimiraadio. Stuudios, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles räägime eluaegsete vangide vanglatest pääsemisest. Taaskord on järjest tulnud uudiseid, et üks või teine kunagi äärmiselt võika kuriteoga hakkama saanud tegelane on juba pääsenud või pääsemas vabadusse. Mis siis ikkagi toimub, miks me laseme vabadusse inimesi, kes oma jubedate veretegudega on tõestanud, et ühiskonda kuidagi nagu ei sobi. Olukorda aitab meil selgitada Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Günter Koovit. Aga saate esimene teema on samuti põnev. Möödunud nädalal mõistis Harju maakohus süüdi 2 siinkandis aktiivselt tegutsenud Rumeenia päritolu kupeldajat, kes muu hulgas plaanisid seda turgu ja äri enda kontrolli alla saada. Millega täpsemalt tegu ja mis prostitutsiooniäris laiemalt toimub, sellest aitavad meil aimu saada Põhja politseiprefektuuri organiseeritud kuritegevuse grupijuht Margo Kivila ning Sisekaitseakadeemia õppejõud ning endine Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere tulemast. Tere, ka minu poolt. Niisiis, nagu öeldud, Harju maakohus mõistis hiljuti kupeldamises süüdi rumeenlased Cesar Julian Putu ja Gabriel Florin Calciu, kes süüdistuse kohaselt korraldasid 2023. aasta suvel ja sügisel Tallinnas prostitutsiooniga tegelevate inimeste ja klientide kohtumisi, teenides vahelt sealt siis suurt varalist kahju. Margo Kivila, pole vaja vast keerutada, me ju räägime ikkagi pesuehtsatest kupeldajatest, sest süüdistuse kohaselt nad reklaamisid prostitutsiooniga tegelevaid inimesi ja nende otsustavaid teenuseid, leppisid kokku nende kohtumisi klientidega ning aitasid ka teenuste osutamiseks vajalikke ruume broneerida. No, keda nad siis kupeldasid? Kuidas nad kupeldasid? Kuidas see asi kõik käis? Eeskätt kupeldasid nad oma kaasmaalasi ja tegemist oli väga teadliku ja läbimõeldud tegevusega ja isikutel olid ka sidemed siis Rumeenia juba sellise suurema organiseeritud kuritegevusega, et tegelikult seda kriminaalasja me uurisime koostöös Rumeenia politseiga. Nemad uurisid seda, mis toimus Rumeenias ja meie siis ühises uurimisrühmas siis uurisime seda poolt, mis jõudis Eestisse. Ja isikutel oligi siis eeskätt huvi kontrollida, siis saada võimalikult suurt osa sellest valdkonnast enda kontrolli alla ja kõige lihtsam oli neil läheneda just oma siis kaasmaalastele. Et siin ka koha peal viibinud osad Rumeenia tüdrukud, keda meie kontrollisime, siis ütlesid ka, et nemad kartsid just kaasmaalastega võimalikke kontakte, sest see võis viia selleni, et keegi tuleb ja ütleb, et aga nüüd on olukord selline, et äkki te töötate ikkagi meie kaudu. Nüüd kõigepealt ma saan aru siis, et Rumeenia päritolu prostituut on Tallinnas siis ikkagi arvestatav hulk, kui juba siin mingisuguseid organiseeritud struktuure luuakse ja allutatakse inimesi selle alla. No praegusel hetkel võiks öelda, et meil on nagu 2 sellist suuremat suunda, mis annavad tooni, et üks ongi just see Rumeenia, Moldova, Ukraina poolt tulev ja teine on siis Lõuna-Ameerikast pärit isikud, kes siis saabuvad enamasti läbi Hispaania elamislubadega juba siis üle Euroopa laiali, aga ka samamoodi siis Itaalia või siis Brasiiliast pärit isikud ka läbi Portugali, et need on nagu sellised suuremad suunad. Kui laialdane selles mõttes see tegevus oli, kui palju need kortereid siin üle Tallinna oli, kui palju need tüdrukuid oli, kui me sellest konkreetsest juhtumist räägime, millest meie selle saate teema täna tõukub? No nende kaudu siis tegutsenud isikute arv oli ajas pidevalt kõikuv, aga võib-olla annab aimu sellest ulatusest,
et need 2 isikut, kes siis süüdi mõisteti kuulutuste üleslaadimise peale, kulutasid 2 peale kokku ümmarguselt 10 000 eurot, et ehk siis kuulutuste üleslaadimine selle aasta ja 4 kuu jooksul, ühel aasta 4 kuud, teisel natuke rohkem, oli päris aktiivne ja ka seal siis see, et ka siis selline konspiratiivsus ja sidevahendite hulk, et mida kasutati, et ühel oli 16, meie tuvastasime ära 16 sidevahendit, millelt kuulutusi üles pandi ja teisel oli, minu arust oli vist 50 ringis. No Ardo Randa, teil on pikem ajalooline mälu sellest valdkonnast, et öelge, kas sõnad Rumeenia ja prostitutsiooniäri ei kõla teile ju sugugi nii-öelda ootamatult või ennekuulmatuna, et seda on varemgi nähtud siin Eestis või kuidas? Ma arvan, et kellelegi ei tule üllatusena, et kogu inimkaubandus ja prostitutsiooni kuritegevus sealhulgas on nii-öelda rahvusvaheline ja levinud on ta siin mail ikkagi juba alates 90-ndatest, et rääkimata sellest, et kui me vaatame kas või täna selle peale, et Eesti liitus Euroopa Liiduga, mis ta meil on siis 21 aastat tagasi peaaegu, 2007 ka veel lisaks Schengeniga, piirid on vabad, nii-öelda rahvas liigub siis tsiteerides endist presidenti Arnold Rüütlit suurtel kiirustel ja hulgi kaupa. Aga mis siiski, me seal nagu ette saame heita? Aga siiski just nimelt Rumeenia. Ei tule mingi üllatusena, et nad on olnud üle Euroopa aktiivsed vähemalt viimased 20 aastat, kui mitte kauem, ja see, et nad Eestis on, ka siin on, ma arvan, mäletan siin Rumeenia mingisuguseid jutustusi rubriigist 10+ aastat tagasi, et nad on aktiivsed kogu aeg olnud. Ja mitte ainult prostitutsiooniäris? Lisaks sellele ka muidugi inimkaubanduse ühe väga suure valdkonnana võib ju välja tuua kelmused ja nad või mitte kelmused, vaid siis, kerjamised, et ka selles osas on nad ju olnud Euroopas kogu aeg esiplaanil, et muide, kas nendel samadel Rumeenia tüüpidel, kellest me siin rääkinud oleme, on mingisugune kuidagi selline eriline, ma ei tea, oskus, visadus, mingisugune konkreetne struktuur, et nad ikkagi suudavad siin sellises Eesti-suguses riigis sellise äri käima panna või ma küsin võib-olla hoopis siis nii, et kui lihtne on siin selline prostitutsiooniäri Eestis täna püsti panna? No eks see on selline nii ja naa küsimus, et ühest küljest väike riik ja kõik sellised eriti võõrad tegelased jäävad hästi silma, teisest küljest võrreldes teiste riikidega me oleme ikkagi üliturvaline ja siia samal põhjusel tulevad ka isikud, kes siis kes tegelevad prostitutsiooniga ja nende puhul, et üks asi, mis teeb võib-olla siin selle tegutsemise, kontrollimise või nagu nende jaoks opereerimise lihtsamaks on see, et nad teavad, et nad ei pea tulema füüsiliselt isikute turvalisust tagama siia, sest et riik üldiselt on üle keskmise turvaline ja see tähendab seda, et paljud sellised ka kupeldamisjuhtumid võivad olla selliselt, et kupeldaja või operaator asub üldse kuskil kolmandas riigis ja ta ei peagi siia tulema, ta pakub lihtsalt sellist logistilist teenust, ehk siis ühest küljest on nagu hea, et on turvaline, teisest küljest, et meil jälle politsei vaates selle kupeldaja tabamine kuskilt kolmandast riigist on jälle selle võrra keerulisem. Kuidas asjad täpselt käivad, räägime pärast väikest pausi. Krimiraadio jätkub. Stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate esimese poole külalisteks Põhja-politsei prefektuuri organiseeritud kuritegevuse grupijuht Margo Kivila ning Sisekaitseakadeemia õppejõud ning endine Põhja-prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne. Ardo Ranne, naiivne küsimus aga öelge, kuidas on võimalik tänapäeval ikkagi sundida vabu inimesi kellegi heaks töötama? Olgu nad siis kas või prostituudid ja selles äris toimetavad inimesed. No kuidas see käib?
kogu tegevus ju justkui käib internetis. Sund on väga, ütleme siis erinevalt inimeste poolt tajutav ja mõistetav. Suures plaanis ilmselt kasutatakse ära paljuski nende sellist nii-öelda haavatavust, võib-olla mingisugust majanduslikku sõltuvust, mingit muud sõltuvust, mida iganes. Seda, et täna keegi neile reaalselt nii-öelda füüsilist vägivalda või mingit nii-öelda füüsilist sundi nende kallal rakendab, tuleb tõenäoliselt üsna vähe, et Margo oskab siin kindlasti täpsemalt kommenteerida. Aga üldjoontes kasutatakse ära ikkagi mingit sõltuvust või haavatavust. Selleks ei ole väga palju vaja. Teine asi, mis on see, et kui me nüüd tuleme tagasi nende konkreetsete Rumeenia kaasuste juurde siia või nende juurde, siis eks nad kasutavad ära seda olukorda, et meil endal Eestis tänaseks sellest valdkonnast on ju sisuliselt igasugune organiseeritud kuritegevus välja juuritud. Kõik nii-öelda selle valdkonna varasemad kriminaalid ja kaabakad on oma karistuse kätte saanud. Ja eks need välismaised gastrolöörid üritavad nüüd ju siis tahes-tahtmata seda tühimikku kuidagi täita. Tajuvad, et vastujõudu ei ole eriti. Ja selles mõttes, kuigi meil siin Eestis kiputakse tihtipeale seda politseid kiruma, võib öelda, et kuradi head tööd on tehtud, iseenesest on ju plats suhteliselt puhas ja turvaline. Muuhulgas on siin ka turvaline töötada nendel samadel prostitutsiooni kaasatud naistel, et sealt hakkavad need peale. Et nad ise ju, see oli juba nii-öelda ka aastaid tagasi, kui nad väljendasid väga selgelt aru saama, et Eesti on töötamiseks selles valdkonnas üks erakordselt turvaline ja mis siis alati ka mugav keskkond. Aga Margo Kivila, kuidas ikkagi siis sunnitakse neid samu Rumeenia naisi siis kellegi alluvusse? Ja ma lausa põlesin kannatamatusest, et selgitada seda, et ma olen korduvalt igal pool üritanud nüüd anda endast parima selleks, et kõlama jääks see, et ei ole tänapäeval see füüsiline sund vähemalt Eesti mõistes on väga kauge ja teisejärguline. Ka see, et dokumendid korjatakse ära, ka see on väga teisejärguline ja ma ausalt öelda ma ei mäleta, et kuna seda viimati juhtus. Et hulga olulisem on just selline psühholoogiline surve, kompromiteerivad materjalid ja kui me võtame just nüüd kas või selle Rumeenia näite, et Rumeenia kurjategijatel kontrollida Rumeenia tüdrukuid, kes ei ole huvitatud sellest, et nende lähedased saaksid teada, mida nad siin teevad. See ongi juba piisav mõjutusvahend, millega neid siis hoida piltlikult öeldes siis oma konksu otsas. Ja nii ja sealt kaudu, et ongi, et tänapäeval, et kui me jagame seda, mida rohkem infot me jagame enda kohta, seda haavatamamat me olemegi. Nüüd selles samas kohtuloos tuli jutuks ka, et need kaks kupeldajat teenisid suurt rahalist kasu. Kui suur on suur? Palju nad teenisid? Kui suur see käive siis nende kahe mehe puhul oli? No ütleme nüüd, kui me vaatame karistusseadustiku järgi, siis summa oli suurem kui 40 000 eurot. Et ega sellist täpset summat on nüüd jaotame seda sinna selle pika perioodi peale ja lihtsalt, et kui me teeme nüüd need arvutused, et kui palju neid kuulutusi üles pandi ja kui palju kulus kuulutuste peale ja kui me sealt võtame siis järgmise arvutuse, et nad ise said sellest teenistusest, mida tüdrukud teenisid, said poole endale. Tüdrukute tunnitasu jäi sinna 150–300 euro vahele, ehk siis nemad teenisid selle pealt 75 kuni 150 eurot. Et siis see võib anda nagu seda suurusjärku. Sellest nii-öelda Eesti seksiturust rääkides, mis siin ikkagi eeskätt Tallinnas pigem on, siis keda siin lisaks sellistele rumeenlastele veel töötamas võib näha? Me oleme siin rääkinud, et ikkagi enamasti välismaalased proovivad siin midagi korraldada. Jah, et kui siin Ardoga enne arutasime ka seda, et mismoodi ajas on siis kogu see struktuur on muutunud, et kui varasemalt oli ikkagi kogu see tegevus oli rohkem kohalikega kaetud, et siis praegusel hetkel on kohalikud praktiliselt nagu
nad on ikka väga-väga vähemuses ja põhi siis prostitutsiooniga tegelevate isikute hulk tuleb meil kas siis Lõuna-Ameerika suunalt või siis, nagu ma enne mainisin, selle Rumeenia, Moldova, Ukraina selle siis kolmiku pealt. Kui neid kahte rumeenlast nüüd selle kohtusaalis vaadata, siis vähemalt ühel neist, teise kohta ma ei tea täpselt, aga ühel neist oli ka ikkagi üsna pikk ja korralik, jutumärkides korralik paturegister, sealhulgas seal sisse häkkimine Ameerika mingisugustesse maksekeskustesse ja sealt raha röövimine. Kuivõrd need kaks nüüd siit Tallinnast mingisugust struktuuri juhtides olid seotud Rumeenia konkreetselt organiseeritud kuritegevusega, mis toimetab siis üle ilma, kas need niidid või lingid olid seal hästi näha ja tuvastatud? Nad olid päris nähtavalt seotud, et sellepärast me moodustasime ka ühtse uurimisgrupi Rumeeniaga. Aga lihtsalt, kuna nende tegevus oli nagu suures osas juba siis siia Eesti poole peale üle kandunud, siis toimuski selline nagu tööjaotus meil kahe riigi vahel, et meie võtsime selle poole, mis jäi siia riiki ja rumeenlased tegelesid siis selle suurema pundiga, kes siis seal koha peal oli, et aga nüüd eks me need täpsemad juhtumianalüüsid ja teeme siin aprillikuu jooksul, et kui me Rumeenia kolleegidega kokku saame. Muide, kui keeruline see koostöö Rumeenia kolleegidega oli või kui lihtne, selles mõttes, et varasemalt ma olen siin suhelnud politseiametnikega, kellel on kas näiteks narko teemal olnud koostööd ja see alati ei ole väga lihtne, seal juba mitte ainult et keeleprobleemid, aga ka mingisugune suhtumise ja tunnetuse probleemid on täiesti olemas. Ja olin mina ka kuulnud palju selliseid kõhklevaid arvamusi ja mitte võib-olla nii positiivseid kogemusi, aga meil läks üllatavalt hästi, et kindlasti hästi palju on ka, sõltub sellest, et kes on siis see konkreetne isik, kellega sa seal teisel pool koostööd teed ja meil nii selle prokuratuuri kui politsei poole pealt sattusid väga õiged inimesed vastu. Margo Kivila, teie jutust enne ma panin tähele, et ka mainisite, et ega alati tänapäeval ei olegi vaja nendel kupeldajatel olla selles riigis, kus neid naisi kupeldatakse, ometi need kaks rumeenlast olid, ma saan aru, siin samas ikkagi Eestis koha peal, nii-öelda hoidsid oma kaubal ikkagi silma peal, mis see nende motivatsioon oli, et siin ikkagi koha peal olla? No üks motivatsioon kindlasti oli see, et ka samamoodi nii nagu politsei monitoorib kuulutusi ja üritab aru saada sellest, et mis siis tegelikult siin kohapeal toimub, et oli ka nendel see eesmärk, et vaadata kuulutusi ja selgitada välja, kas seal on veel nende regioonist pärit isikuid, et kellele siis läheneda või siis teistpidi, et oli ka juhtumeid, et keda nad siis suutsid tuvastada, et oleks nagu põhjust välja ajada, et kes siis võisid neid nagu segada nende tegevust. Hardo Ranne, need kaks rumeenlast muu hulgas siis andsid aimu, et nad sooviksid või uurimise käigus selgus, et nad üritasid või soovisid kindlasti kogu seda turgu enda kontrolli alla saada või kogu seda äri. Millest siin jutt käib? Mis äri see on selline? Kas me saame rääkida mingisugusest majandussektorist, mis on kuidagi ühene ja mida saab kontrolli alla võtta? Ega sellel tegelikult ju head ühest vastust ei ole. Kui me räägime kogu sellest prostitutsiooni kuritegevusest, siis ühelt poolt ongi tegemist selgelt nii-öelda ärivaldkonnaga, lihtsalt oludes, kus siis nii-öelda see äriliik kui selline on seadusandja poolt tunnistatud kriminaalseks. Mis on see, et seal tuleb aru saada sellest, et enesekeha müümine kui selline ei ole Eestis mingil viisil karistatav ega ei ole ka keelatud. Nüüd välismaalaste puhul seal lisanduvad mõningad detailid, mis puudutab seda, et kas neil on see nii-öelda siis tegutsemisvabadus oludes, kus nad siin tegelikult on turistina, ehk siis on kõik nii-öelda see viisarežiimi temaatika ja kõik see kaasneb, aga see korralduslik nii-öelda kupeldamise pool, siis jah, ega ta meenutab ju oma olemuselt tegelikult ühte niisugust majandustegevuse haru, lihtsalt kuritegeliku haru. Ja ega sellega võitlemine on suhteliselt sarnane ju sellele, mis puudutab võitlust
iga nii-öelda valgekraelise organiseeritud kuritegevuse liigiga. Vaata, mulle tundub paljuski see äri on koondunud ümber teatud nii-öelda suhtlusportaalide või platvormide, kuhu siis riputatakse üles erinevaid nii-öelda teenuse kuulutusi koos hindade, nimede ja kõigega. Kes neid üleval peavad? Kes neid platvorme kontrollivad? Neid, minu teada ei ole väga palju. Suuri. Selge see, et kuulutusi saab riputada igale poole lõpuks. Igasse kohta saad oma väikese kommentaari teatud vihjega jätta, aga on mõned üksikud sellised konkreetsed platvormid, kus ikkagi käib äge kupeldamisbusiness. Kes neid kontrollivad ja mis seal hinnakirjad ja üldse kogu selle tegevuse maksumus on, kui tohib küsida selliseid detaile? No meil on täiesti mõned toimivad kuulutuskeskkonnad, kus saab siis kuulutusi täiesti seaduslikult üles panna ja ega seal ei olegi nagu väga sellist mingisugust, ma nüüd ei oska sealt öelda, et keegi nüüd seda nagu kurjategijad kuidagi ei kontrolli, et aga vabanda, et ma sekun, aga auto või kinnisvara müügiportaalidel on omanikud, kes teenivad sealt raha, suurt raha. Mul on raske uskuda, et sellel portaalil või sellel platvormil ei ole nüüd oma mingisugust sellist omanikku, kes selle raha lõpuks ikkagi kasseerib. Ma ütleks, et see raha teenimise koht tuleb teisest kohast, et see on samamoodi, et kuidas ma ütlen, et see, et me kasutame teid ja tänavaid, et see ei tähenda seda, et keegi seda teid ja tänavat kontrolliks lihtsalt, kui seal näiteks müüakse narkootikume või tegeletakse prostitutsiooniga, et see on lihtsalt üks selline platvorm, aga et see platvorm on justkui tänavanurk, kus see on umbes nagu tänavanurk, täpselt, et pigem ma ütleks, et selline süvategevus käib sellistes sotsiaalmeediagruppides, kuhu tihti võib-olla politsei isegi ei ulatu ja neid gruppe on nii palju ja nii palju kinniseid, et kuhu ongi nagu väga keeruline välja jõuda, et lihtsalt aeg-ajalt lihtsalt meile tilgub siis infot sealt ja me üritame ise ka siis kuidagi rohkem oma fookus selle järgi sättida. Ardo Ranne, teil oli üks repliik siin. Jaa, ma tahtsin lihtsalt jõuda selleni, et ega tegelikult ei ole mitte siis selles või nendele platvormidele ei ole kuidagimoodi jõudnud see prostitutsiooni teenus kui selline, et sinna platvormidele on jõudnud selgelt reklaam, igasugune turundus, täpselt nii nagu igas teises valdkonnas. Täna see paberkandjal mingil ajakirja tagakaanel sisuliselt ju mingid reklaam enam ei kohta. See, kas nüüd selleks platvormiks on Facebook või on selleks mõni muu ja võib-olla vähem tuntud keskkond, see on hoopis ise küsimus. Ja mis on see, et nagu Margo välja tõi, täna võivad olla nendeks nii-öelda turunduskohtadeks ka mingisugused väga kitsad, väga spetsiifilised ala Telegrami grupid, mida iganes. Et see, et ta kuskil veebiplatvormil täna leiab võimaluse enda tegevust reklaamida, ütleme nii, et see on parem kui see, et ta seda teeks kusagil Telegrami grupis näiteks, et nende veebilehtede puhul on küsitud ka kunagi ajalooliselt, et miks te neid ala politsei poolt näiteks kinni ei pane kuidagi. Et olgem ausad, ega jälle me jõuame sinna kohta välja, et loodus tühja kohta ei salli, paneme selle ühe lehe, tekib kaks vähemalt. Paremad teada, kus nad on, eks? Jagunevad nad erinevate siis nii-öelda inimeste vahel või erinevate äriettevõtete vahel. Neid äriettevõtteid välja selgitada ei ole eriline koormus ka või eriline raskus ka ajakirjanikel, kui selleks soovi on. Need on võimalik ja politsei selles mõttes on ju kursis, kes neid üleval peavad. Kas neile midagi saaks ette heita? Jah, kindlasti reklaamiseaduse rikkumist, aga see on ka suhteliselt kõik. Nemad otseselt kedagi kättpidi kellegi juurde ei suuna, nad kedagi nii-öelda füüsiliselt kokku ei vii kokku ka selliselt, et annaks kellelegi konkreetse aadressi või mida iganes. Ja lõpuks nende platvormidega me jõuame sinna, et ära on võimalik kasutada kõiki, ka muu hulgas selliseid täiskasvanute mingil, muidu nii-öelda keskselt hoopis muul eesmärgil loodud platvorme. Et kõiki neid hakata kuskilt nüüd kinni panema, see tõenäoliselt ei vii meid kuhugile.
muide ma jäin mõtlema, kui keeruline on üldse kupeldamist kui kuritegu tõestada, kas või selle viimase juhtumi puhul, kas need naised on hea meelega nõus tunnistama, et jah, et mind ikkagi sisuliselt mõjutati, olin kuidagi mingil määral sõltuvuses nendest tüüpidest? No esimene kontakt alati on hästi oluline ja mida me peame alati arvestama, on see, et kõik, kellega me siin riigis kokku puutume, välismaalased võtavad kaasa oma koduriigist hoiaku siis riigi vastu ja politsei vastu, et kui nad seal oma koduriigis politseid ei usalda, siis meie esimene ülesanne on selgitada neile seda, et siin käivad asjad teistmoodi, seda, et siin saab usaldada ja sealt siis edasi jõuda selle koostööni, et aga loomulikult, et üks asi on ütlused, aga teine hästi oluline pool ongi see, et väga palju tulebki meil ka just sellisest digiseadmetest ja selline, ütleme siis see side pool on see, et kus palju tõendusmaterjali tuleb. Ardo Ranne, tahtsite lisada midagi? Jaa, esiteks on see, et see, kuidas nüüd siin oli lihtsalt küsimus, oli püstitatud selliselt, kas need tütarlapsed ütlusi annavad hea meelega, et kuskil nullindate aastate esimeses pooles sai seda suhtumist kohapealsete inimestega väga kõvasti korrigeeritud, et kõik need prostitutsiooni kaasatud naisterahvad üldiselt pelgasid politseid ja ütluste andmisest pigem hoidusid, siis seal kuskil nullindate teises pooles oli ikkagi nagu selge selline nii-öelda barjääri ületamine, kus ütlusi anti pigem täiesti mõistlikel kaalutlustel, saadi aru, et politsei teeb iseenesest ju nende enda kaitseks tööd, mitte ei tee seda lihtsalt mingil muul eesmärgil. Ja kui me vaatame seda perioodi, kui kaua läks Eestis kohapealse prostitutsiooni kaasatud naisterahva nii-öelda mentaliteedi või selle arusaamise murdmiseks, et siis välismaalaste puhul me seda ju ei saa oodata, et nad ei olegi nii pikalt Eestis kunagi, et siin kannataks neile see selgeks teha, et selles mõttes täiesti toetan Margot, et see esimene kontakt on ilmselt kõige olulisem, on ju, see, millise mulje sa jätad, kuidas sa inimesele teed selgeks selle, et meil on siin kõik hästi ja me oleme iseenesest pakume sulle endale nii-öelda turvalist keskkonda, et kui ta sellest aru saab, on kõik okei. Nüüd see, mis puudutab üldse tõendamist, siis ilmselt ei tule kellelegi jälle üllatusena, et meil viimasel ajal on väga tõsiselt üleval erinevate huvigruppide selline väide rubriigist, kuidas Eesti puhul oleme langemas kuhugile nii-öelda jälgimisühiskonda ja kõik sideandmed on justkui saatanast, siis olgem ausad, igasugune kõik, mis puudutab prostitutsioonikuritegevust, inimkaubandust laiemalt, mis puudutab organiseeritud kuritegevust, sideandmed on ainus asi üle Euroopa, millele nii-öelda siis kõik õiguskaitseasutused ju tuginevad, et neid ei olegi võimalik sisuliselt muul viisil tõendada või siis on see tõendamine nii palju raskendatud, et seaks ohtu nende samade inimeste nii-öelda turvalise viibimise keskkonna. Aga sellega ongi meie saate esimene osa läbi. Põhjapolitsei prefektuuri organiseeritud kuritegevuse grupijuht Margo Kivila ning Sisekaitseakadeemia õppejõud ning endine Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne. Me täname teid saatesse tulemast. Meie teeme siin väikse pausi ning pärast seda jätkame aga hoopis teise teemaga. Krimiraadio. Stuudios jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning nagu lubatud, siis nüüd vahetame saates kurssi. Tänase saate teine teema on saanud hoogu ühiskonnas palju võnkeid tekitanud lugudest sellest, et viimastel nädalatel on jõudnud avalikkuse ette mitu uudis, kuidas Eesti kohtud on taas kord lubanud vanglast vabadusse mitu ülimalt julma roimarit, kes kandsid eluaegseid vangistusi. Olgu siis ka öeldud, et nimelt jaanuari lõpus pääses vabadusse Rainar Roos, kes 1999. aastal tappis aegviidus oma 23-aastase naise, pussitas seda poole tunni vältel 12 korda ning seal samas tappis ta ka oma 2,5-aastase poja, kelle kolju ta rusikalöögiga purustas. Viimane mees, kelle kohus ülemöödunud nädala määrusega otsustas välja lasta, on 70-aastane Boriss Barmotin, keda teatakse ka nime all Sillamäe kolmikmõrvar.
tema siis pussitas 1998. aastal surnuks oma lärmakad naabrid ning lõikas läbi ka nende 7-aastase lapselapse kõri. Tõsi, viimase mehe puhul on prokuratuuril plaanis asi ringkonnakohtus vaidlustada ning sellepärast ongi meil nüüd telefonil ka Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Günter Koovit. Tere tulemast Krimi raadiosse! Tere päevast! Günter Koovit, ma küsin otse, miks prokuratuur Boriss Barmotini vabastamise vastu on? Kohus ju otsustas ta vabastada, aga teie olete vastu. Miks? Jaa, prokuratuur on tõepoolest selle menetluse algusest peale olnud Barmotini vabastamise vastu ja pärast tema vabastamise otsustuse tegemist maakohtus oleme praeguseks esitanud ka määruskaebuse selle maakohtu määruse peale, millega otsustati ta vabastada. Nüüd vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamise peamine sisuline eeldus on süüdimõistetu edasine õiguskuulekas käitumine. Ja tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise otsustamisel on terve rida erinevaid tegureid, mida tuleb arvestada, et mulgas kuriteo toimepanemise asjaolud, süüdlase isik, varasem elukäik, käitumine karistuse kandmise ajal ja nii edasi. Ma küsin siiski otse, vabandust, et millised on riskid teie hinnangul seotud just nimelt selle mehe enne tähtaegse vabanemisega? Kui vangla toetas Barmotini tingimisi enne tähtaegset vabastamist ja maakohtus pidas tema puhul uute kuritegude toimepanemise ohtu väga väikeseks, et siis prokuratuur tõepoolest olemasoleva info pinnalt sellega ei nõustu. Et leiame, et see on ennatlik ja süüdimõistetust vabanemise lähtuvaid riski ei ole piisavalt hinnatud. Ja mulgas oleme seetõttu ka määruskaebusest taotlenud retsidiivsusekspertiisi määramist ja selle viiks läbi eksperdist psühholoog süüdimõistetust lähtuva uute kuritegude riski hindamiseks. Ja see ekspertiis võimaldakski saada teadusandmetel põhinevat terviklikku pilti süüdimõistetu isikust ja seega ka tema karistuse kandmisest vabastamisega seotud riskidest. Ja kuivõrd eluaegseid vangistusi mõisteta kergekäeliselt ja tõepoolest vaid äärmiselt tõsiste kuritegude puhul, soovib prokuratuur jõuda selleni, et kõikide eluaegsete vangide puhul hinnataks nende uute kuritegude toimepanemise riski retsidiivsusekspertiisiga. Selle Barmotini loo puhul on tegelikult siin veel üks nüanss, et tegelikult enne tähtaegse vabastamise üheks tingimuseks on see, et see eluaegne on viibinud avavanglas. Barmotin seda ei teinud, sest nagu ma aru saan, siis avavangla kohad olid täis. Kui nüüd Barmotin oleks olnud avavanglas, oleks ennast tõestunud, kas siis prokuratuur võib-olla oleks kaalunud seda asja teistmoodi ja oleks ka võib-olla toetanud? Et ma võtan, et kas sealt avavanglast on võimalik seda nii-öelda riski kuidagi hinnata? Tõepoolest, prokuratuuri hinnangul oleks Barmotini puhul avavanglasse suunamine kindlasti olnud mõistlikuks vaheetapiks enne vabastamise otsuse tegemist ja ilmselgelt käesoleval juhul on kahjuks see etapp vahele jäetud, aga karistuse kandmine avavanglas annab tõepoolest süüdimõistetule võimaluse harjuda oluliselt leebema kinnipidamise režiimiga ja vanglateenistus saab ka jälgida süüdimõistetu käitumist selles vähem kontrollitud keskkonnas ja sõltubki sellest, kuidas siis see kinnipeetu süüdimõistetu on avavanglas käitunud, siis vastavalt sellele saab tõepoolest anda võib-olla siis uue hinnangu, aga praegu, kuivõrd see protsess on läbimata, siis minu hinnangul praegu ei saa väita seda, et sellest süüdimõistetust tulenevad riskid oleksid nii minimaalsed, nagu eluaegse vangi puhul seda on vaja. Nüüd Boriss Barmotin on 70-aastane, aga ma saan samas väga hästi aru, et teie mõttes, kui te ütlete, et kohus peaks inimest, kes on korra eluaegse karistuse saanud, selle puhul väga-väga tõsiselt kaaluma, ekstra tõsiselt kaaluma seda, et teda välja lasta nüüd mingi aja möödudes siis. Aga ometi, kas teil on teada mingisugused konkreetsemad faktorid, mis osutavad, et see Barmotin, ma tuletan meelde 70-aastane, võiks vabaduses ikkagi kuritegevusega jätkata, võib käituda vägivaldselt edasi?
Prokuratuuri hinnangul ei kaalu nüüd süüdimõistetu vanus üles tema vabastamisega kaasnevad riske. Seda küll, nii. Ning siin ongi oluline rõhutada seda, et isiku vabastamisel tuleb, nagu ma eelnevalt nimetasin, arvestada mitmeid asjaolus. Üks on see käitumine vanglas. Siin tuleb välja tuua seda, et pärast seda, kui oli vangla koostanud iseloomustuse selle süüdimõistetu osas, on nii asjaolud, millele tuginedes on vangla 2 korral karistanud Balmotinit distsiplinaarkaristustega. Ja need asjaolud ei olnud maakohtul teada siis, kui otsustati tema enne tähtaegne vabastamine. Kuidas üldse juhtuda sai selline unustamine või selline möödavaatamine? Ei, siin ei olegi tegemist unustamisega, kuivõrd need distsiplinaarkaristused määrati pärast seda, kui toimunud oli istung, aga need sündmused, mille alusel määrati need distsiplinaarkaristused, olid toime pannud enne seda. Ja nüüd te küsisite ka seda, et isiku kõrge iga ja kuidas see võib mõjutada tema võimalikku tulevast kuritegelikku käitumist, siis siinkohal on oluline välja tuua see, et alates nendest kohtuistungites peale, kui Balmotini süüküsimust arutati, et alates sellest peale ei ole ta tunnistanud enda süüd. Ja ka kohtuistungil, kus arutati tema enne tähtajaks, et vabastamist samuti oma süüd ta ei tunnistanud. Miks see oluline on? Kuidas see mõjutab neid võimalusi hakata seaduskuulekaks kodanikuks, et ta oma süüd ei ole tunnistanud? See on oluline sellepärast, et ühest küljest tõepoolest isikul ei ole kohustust ennast süüdi tunnistada. Samas kohtuotsusega tuvastatud nende toime pandud jõhkrate tegude eitamine ja sellest tulenevalt ka kahetsuse puudumine tähendab seda, et süüdimõistetu ei mõista prokuratuuri hinnangul siiamaani täielikult enda teo keelatust ega võtta ka toime pandu eest vastutust. Öelge, kui sageli kohtu ja prokuratuuri seisukohad üldiselt sellistes küsimustes lahknevad, nagu antud juhul? Kas see on tavaline lugu või ikkagi erand? Neid olukordi tuleb ikka ette, kuid mitte sageli. Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Günter Koovit, aitäh, et Krimiraadioga nendeks hetkedeks ühinesite. Meie teeme siit veel ühe pausi ja oleme sama teemaga peagi juba tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Täna on taas kord põhjust rääkida Eesti eluaegsetest vangidest, kes ühiskonna õiglustunnet riivates on mitmelgi puhul jalutanud vabade meestena vanglast minema. Sillamäe kolmikmõrvari Boris Balmotini puhul on sellekohane kohtuotsust vaid napid nädalad värske. Tänase saate teine pool on olude sunnil kolinud üle telefonivõrku, kuid teisel pool toru on Krimiraadio kuulajate tuttav hääl Andres Anvelt. Tere tulemast, Andres. Loodan, et oled kuuldel ja teema, mis meil on jutuks, pole sulle sugugi võõras. Tere ja vabandan, et täna stuudios ei ole, aga töö vajab toimetamist, nii et olen just ise ka praegu siin samas kandis, millest me räägime siin Ida-Virumaa pool. Andres, sa oled Pätte eluks ajaks vangi saatnud, teinud neist ka telesaateid. Kui tihti sind endise politseinikuna need lood ikkagi aeg-ajalt jälle külastavad, need sündmuspaigad, näod, ohvrite lähedaste kannatused, nende õigustused, roimarite enda siis, et kas need tulevad ka vahel vanade kolleegidega veel jutuks? Kindlasti tulevad nad jutuks, aga kindlasti julgen ma ka seda väita, et ma ei ole kunagi tööd, nagu öeldakse, koju kaasa võtnud, nii et ma unes neid sündmuskohti ja nägusid ei näe küll. Olen ma elus mitme projekti kaudu siin tehes seda eluaegsete saadet kunagi ja praegu üks projekt käes eluaegsete suhtes, mida võib-olla aasta lõpuks heal juhul isegi näha saab, aga või lugeda saab pigem. Aga mida ma tahan öelda on see, et kindlasti me arutame seda küsimust, kindlasti on meie hulgas ütleme siis vanusegrupis palju neid politseinikke, kes just nendega kokku puutusid,
kuna tuleb tõdeda, et ju möödas on täpselt üks inimpõlvkond nendest, kes välja tulevad, aja mõttes, et 25 aastat ja eks neid sündmusi või neid väljatulijaid siin lähiajal on oodata veel. Kui hästi sa mäletad sellist tegelast nagu Boriss Barmotin ehk siis Sillamäe kolmikmõrvar? Jaa, Boriss Barmotini uurimine käis siis Keskkonnaapolitsei Ida regionaalgrupi poolt ja kuna mina tol ajal töötasin Keskkonnaapolitsei, siis just nagu öeldakse mõrvarühma juhina, siis oli mul väga palju asju sinna Ida-Virumaale oma kolleegidele kas abiks või siis jõuks juurde, et selles neid oli vähe ja tööd oli tol ajal väga palju, nii et Barmotinit nägupidi olen teda elus paar korda näinud ja kindlasti mäletan tema võigast tegu ja ka selle sündmus ka ülevaatust videot, mida ma hilisemalt olen vaadanud ja mis kindlasti ütleme selles stiilis, mida ütleme telekast saaks näidata. No jah, et kiirelt see faabula kokku panna, siis tõesti naaber trepikotta Boriss Barmotin läks väidetavalt seal olla siis uksi liiga kõvasti paugutanud see pensionäripaar, kellel ka 7-aastane lapselaps külas oli, seal siis tekkis tüli, Barmotin bussitas seal surnuks selle pensionäripaari, lõikas läbi ka selle 7-aastase lapselapse kõri. Lugu ju võigas, rääkisid sellest videost, mida näidata ei saa, aga ajakirjandusest on olnud lugeda, et kogu see korter oli sisuliselt verre uppunud. No, Andres, mis tundeid sinus tekivad, kui sa seda kirjeldust meenutad ja seda videot meenutad, et ja teades siis, et vähemasti esimene kohtuaste arvab, et selline inimene peaks vabaks saama? Nojah, kohtuaste teeb oma tööd muidugi. Küsimus on selles, et kui palju meediast ka lugedes, et kõik erinevad instantsid väidavad seda, et inimesed on läbinud kas võimalikud psühholoogilised ekspertiisid ja arvamust on avaldanud erinevad spetsialised ametkonnad, kas nad on vabanemiskõlbulikud ja ei ole riski uute kuritegude sooritamisele. Jah, kõik ütlevad, see risk on olemas, kuid ta on väikene. Eks ta ole tõesti veerand sajandit või üks inimkõlvkond võivad inimest mõttemalli muuta, kuigi ma arvan, et inimesed iseenesest ei muutu. Nii et ma arvan, et need ohud on meil kindlasti ühiskonnas üleval. Samas tahaks öelda hästi sinisilmselt, et inimesele peaks uue võimalus andma, aga kahjuks sinisilmsus mul pikalt ei püsi, nii et varem Viljem maksab kätte pigem hoopis, jah? No ta võib olla, ta ei pruugi, eks ju, aga küsimus on lihtsalt selles, et kas me oleme valmis selleks olukorraks siinsamas me ühiskonnas, kui nende nüüd järjest vabanema hakkavad, sest ma ütlen veel kord, 90-ndatel läks nad kõige rohkem kinni, eluaegsete siis võimalikeks uuteks kuritegudeks. Annaks jumal, et neid ei tule, seda ei saaks öelda, et annaks jumal, et tuleks vähe, aga ma arvan, et täitsa puutumata see kahjuks ei jää, et seda riski kahjuks vist peab see demokraatlik ühiskond õigusriik kandma. Aga Andres, sa oled ka ju töötanud ministrina, poliitikuna, võib-olla oskad sina nagu seda teemat sel viisil lahendada, et millest üldse selline leebus? Me kohtusüsteem saatis need inimesed trellide taha, sest nad sooritasid sedavõrd ränga kuriteo, et peavad kogu elu vabast maailmast ja ühiskonnast eemal viibima. Punkt. Mõne mehe mõistis isegi surma. Ja. Selline oli karistus, see oli küll väike lohutus nii-öelda kannatanu omastele ja võib-olla teatud lohutus ühiskonnale või rahustus, et nad teadsid, et see ohtlik inimene on elu lõpuni ühiskonnast eemaldatud, kõrvaldatud. Ja nüüd äkki järjest kuuleme me, kuidas lastakse tagasi ühiskonda. Millest see leebus? Mis imeasi see on siis? No, leebus on tulenevalt sellest tegelikult, et meie kriminoloogiline olukord riigis on tõesti muutunud. Veel peab rõhutama, et need inimesed läksid siis trellide taha, kui meil oli 400, 300, 200 mõrva aastas. Siin eelmine aasta oli tsipa üle 20,
või sinna 30 kanti on jälle tõusma hakanud muideks, aga ma arvan, see leebus tuleneb sellest, et ühiskonnas on muutunud, kriminaalteemad on muutunud teisejärguliseks, inimesed on vastuvõtlikumad, rohkem tekitavad muret, ma ei tea, tööpuudus, majandus kallinemine või hindade kallinemine ja me praegu vaatame sellest kindlasti rohkem mööda, kui me vaatasime 90 lõpp 2000 alguses, ehk siis ühiskondlik tellimus selle suhtes on leebem. Teine asi on muidugi see, et mida ma loodan, et see ei ole omaette võetud sihiks, et meil pidevalt vähendada vangide arvu, et siis ma ei tea, midagi välja rentides kuhugi välismaal. Ma loodan, et see on minu selline natukene tume unenägu ja kolmandaks on kindlasti ka see, et meil kuidas ma ütlen, see sama ütleme kuritegude, just nende raskete kuritegude arv on läinud kaugeks ja inimesi vaadatakse natukene niimoodi läänelikumalt, et kui Soomes on see sama läbivaatamine, 18 aasta tagant, kui me eksin, mõnes Skandinaavia riigis on lausa 8 aastat, kui on käes see aeg, kus eluaegset vanglakaristust saab hakata üle vaatama, siis me oleme praegu 25 peale tulnud sealt 30 juurest. Jah, riskid on, see ei ole leebus, see on ühiskonna mingil määral leppimine selle olukorraga, et me oleme jõudnud natukene siis sellisse leebemasse riiki. Veel kord rõhutan, ma ei ole väga kindel, et me oleme samal tasemel nagu Skandinaavia maad, näiteks sama Rootsi on sellest leebusest nüüd kindlasti natukene eemal astuma, sest on toonud kaasa ühiskonnas väga kõrgendatud riske. Suur tänu! Andres, sinna sulle Ida-Virumaale, kohtume sinuga kindlasti juba järgmises Krimiraadio saadetes siin stuudios. Sellega tänane Krimiraadio lõppenud on, rääkisime kupeldamisbisnesist Tallinnas ja eluaegsete vangide ennetähtaegsest vabastamisest. Täname loomulikult kuulajaid ning saatekülalisi. Saadet juhtisid nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni! Krimiraadio.